Tere kõik tehnikuvelised! Täna võtsime nõuks vaadata selliseid seadmeid, mida me ei oska võib-olla hästi nimetada. On nad siis meediaboksid, donglid, lingid, mis iganes asjad. Aga mõte tuli sellest, et mina ei ole aastaid juba telekat vaadanud tavapärasel moel, et see on tegelikult sinu probleem. See minu probleem jah, et mul ei ole sellist kaabeltelevisiooni ja ma olen otsinud selliseid lahendusi, et vaadata sellist sisu, mida ma tahan vaadata sellisel ajal, kui ma seda soovin. Ma tahtsin kuidagi siin nagu halvustada, aga mul ei tulnud see välja tegelikult. Tahtsin nagu öelda, et see on sinu probleem, et sa ei vaata nagu televiisorit, et see on kuidagi paha, aga sa väga osavalt nagu mõned laveerisid sellest kõrvale ja tegelikult ei ole üldse hullu. Ja. Mina vaatan ekraani, on see siis arvuti, on see siis mingisugune kuvar ja olen ühendanud sinna külge selliseid seadmeid, kust ma saan siis oma telefonist, päädist või arvutist edastada infot. Ja täna me võtsimegi nõuks vaadata 2 seadet, mis on siis Prestigio ja Huawei, selline mini-PC. See ei ole Huawei, see on lihtsalt mini-PC. See on mini-PC, just täpselt. Täitsa ütleme no name. No name. Ja siinkohal annakski sõna võib-olla üle siis sellisele tehnikaspetsialistile, kes vaatab ise ainult televisiooni ja teab kõiki asju nendest. Jaa, täitsa okei. Siis see juhatus praegu oli küll mind ei kiidetud piisavalt siiski, aga enam-vähem. Et tegelikult need asjad, ka miks need kõik siin laua peal on, sattusin ma nendest kirjutama aprillikuu digisse veel ülevaadet. Ja kui nüüd juhtumisi on juba aprillikuu, siis võib-olla see ülevaade isegi hakkab juba ilmuma. Ja neid samu asju vaatasime, nagu Kaspar ütles. PAB 2411. See on siuke väga uus asi tegelikult. Eestis ta ei olegi vist otsapidi veel päris müügil, aga peaks jõudma. Tegelikult on nagu Android, karbi peal on ka Android, eks ole. Tegelikult ongi nagu Android asi, nagu telefon on ju. Aga selle vahega, et ta ei ole mõeldud helistamiseks, vaid ongi mõeldud siis piltide ja filmide ja igasuguste asjade vaatamiseks. Saab siia külge panna kõik need asjad, siis millega vaadata. HDMI väljund, võrgukaabli ots, jah, mis läheb soovitatavalt, siis võrgukaabel käib siia otsa soovitatavalt. Ja siis on siin toiteots ja veel mingi imelik auk mingil põhjusel. Ja siis on siin 2 USB-porti. Ehk siis on võimalik ühendada siia külge kõik võimalikke asju nagu mälupulgad, aga hoopis kavalam on siia ühendada näiteks hiir ja klaviatuur, sest et siis ta on nagu väike arvuti. Ja mikro SD on siin ka. Ja lisaks on sees ka Bluetooth, eks ole, et kui tahan kasutada juhtmevaba klaviatuuri. Jah, sest ta on ju Android ja ta toetab ka selliseid lahendusi. Absoluutselt, jah, ja siis ka Wi-Fi, eks ole. Me paneme ta taha varsti telekale ja siis vaatame, mis nägu ta teeb. Ja teine seade, mida me ka siis täna, ma ei tea, kas me selle nii kaugele üldse jõuame, et me seda kuskile panema hakkame, aga põhimõtteliselt on see lihtsalt võib-olla siis odavam ja selline nuditud versioon sellest samast Prestigiost. See konkreetne Julla on tellitud lihtsalt ühe kodaniku poolt juba päris ammu eBayst. Letilt Eestis vist ei saa kuskilt osta. Ja nagu nimi ütleb, mini PC for Android. Nii ongi. Et lihtsalt väike arvuti, kus sees on Android ja siin erinevalt siis sellest suuremast Jullast ei ole HDMI-d suurt, ei ole võrgukaabli otsa, nagu näha ei ole teist USB-porti ja tegelikult on tal ka tarkvaraliselt üksjagu asju natukene nõrgemad. Meil on veel 2 asja siin, aga meil oli selline lennukas plaan, et me ei jõua kõigist võib-olla ühes saates rääkida, eks ole. Näitama peab tegelikult ka päris palju. Jah, et panna nad nagu reaalselt taha, et meil oli siin Apple TV ja meil on ka, eks ole, Chromecast. Chromecasti me oleme korra kuskil ka juba näidanud, aga siis me ei ühendanud teda telekaga, aga täna me seda teeme, sest seal on ühte koma teist vaadata. Selline pilt avaneb siis, kui Prestigio ühendada ära televiisoriga. Täiesti tavaline Android näeb välja, eks ole. Ma eeldasin küll, et äkki on mingisugune huvitav selline nagu skin peale tehtud või ikka. On ju teistmoodi, mingisugune skin siin on ja muideks jäi meil ütlemata ennem, et on ka pult olemas Prestigiol. Ehk siis tavaline nii-öelda IR-pult ehk infrareed. Päris hea ju lahendus tegelikult. Jaa, tegelikult on küll, aga selle puldi funktsionaalsus on ausalt öeldes samas kuidas niru, et siin võiks olla play ja stop ja sellised nupud, et tegelikult mis siin on keskel okei nii-öelda ja siis on sellised kursori või noole nupud, millega saab muidugi
neid menüükasti siin kerida ja siis saab siit ka vajutada ta sellisesse hiire režiimi ja hakata udjama seda kursorit siin. Mis tundub päris tüütu olevat, eks ole? See ongi tegelikult mitte ei tundu, vaid see ongi väga tüütu. Aga ma saan aru, et sellesse seadmesse on võimalik siis Play poest alla laadida täpselt kõik programmid, mis on olemas või äpid ja ka mängud ja kõik muu kraam. Absoluutselt ongi tegelikult Android-seade, mis tema üks kasutus stsenaarium ongi lihtsalt see, et te tulete koju, panete ta käima, võtate kätte selle puldi või klaviatuuri või hiire. Või hoopis... On hiir ka siin taga või? Ja ikka. On jah, kus see hiir on? Hiir on seal maas. Hiir on peidus, hiir on praegu lõksus. Just, meil on küll juhtmega hiir, sest et mis ikka kindlam, see kindlam on ju. Saab juhtmega ka panna ja kui hiirt liigutada, siis liigub siin ka kursor, nii et need asjad kohe töötavad, aga lisaks sellele võib veel võtta moodsa nutitelefoni ja panna siin käima rakendusnimega Prestigio Remote. Kas seda oli lihtne Playboyst leida või oli sellele mingi imeliku nimega või ongi Prestigio Remote kohe? Ongi Prestigio Remote, jah. Seda oli täitsa leitav ja siis siin on tegelikult avastamis- ja mänguruumi küll ja veel, et saab ta panna käima niimoodi remote'ina. Hakkas käima, ei hakkas küll ikka vist. Ja. Ehk et praegu see on nagu siis selline trackpad põhimõtteliselt. Juba on parem, eks ole. Ja juba siin on nagu näha, on olemas ka helitugevus. Seda puldil ei ole, eks ole. Ja kui võrrelda nüüd ükskõik mingisugust Apple'i pulti, siis... Apple'i muide ka ei ole helitugevust. Apple teevel ka ei ole, et helitugevus on asi, mis siin on, võiks olla, aga mida siin ei ole. See on tavaline Apple'i, et siin on olemas. Ja siis palju selline kihvtim režiim võib-olla veel on siin Air Mouse ja see põhimõtteliselt on siis selline Wii-taoline asi või nagu LG-pultidel. See on küll kosmos juba, kuidas ta nüüd teeb seda? Ei mis on asendisensorid ja väga lihtne tegelikult. See on ju väga lihtne. See on väga lihtne tõesti. Okei, aga milleks sa kasutaksid seda siis? Et ma saan aru, et nagu sul on arvuti telekad, aga ja kõige parem juhtida seda, ma saan aru, on siis hoopis Androidi telefonideks. No jah, või siis klaviatuuri või hiirega, eks ole. Tegelikult klaviatuur hiir on selline klassikaline meetod, millega on ka muidugi puuteekraani hiirega juhtida ei ole väga hea. Võib-olla isegi see Air Mouse nii-öelda on nagu kõige lahedam tõesti ja see töötab, on ju. Ja siin on siis võimalik täpselt teha kõike seda, mida ikka Androidiga teha on võimalik, on ju võtta näiteks lahti oma mingisuguseid katalooge, näiteks võtame siit ERR-i lahti, vaatame, kas hakkab mängima ka kohe. Nii, vaata otse. Player, võtame MX Player, see on Androidis muidugi, saab valida just asju, kui ma nüüd valiksin muidugi alati, siis ma seda menüüd ei näe, nii et ei saa öelda, et see nagu Androidi viga on tegelikult, see on päris tore. Saad teha oma valiku. Muidugi otse vaadatud telekat jätkata sealt, kus mul pooleli jäi, on hea küsimus, aga seda küsib Player muidugi. Nii. Aga see pisut visa oli saanud... Ei näe. Täitsa töötab, jah. Kvaliteet on muidugi nagu ta on, et ma ausalt täpselt ei tea, eks ta ST kvaliteet on igal juhul, aga ta pakib ka ikka üks jagu, et ega läbi veebis ETV pilt nüüd kõige... Saan vaadata nagu just kui... Ma nüüd saan eest ära, vaat siin peab vaatama, et ma vajutaksin mitte telefoni tagasi, et ma pean vajutama puldi tagasi. Just. Aga mida kindlasti peaks mainima, et asju saab käima lasta ka niimoodi, et ma ei pea tingimata udjama siin seda kursorit, vaid ma võtan apps siit telefonist ja kõik need rakendused või mis on need ka sellisel tillukesel kujul mingil põhjusel, aga nad on vähemalt... Nad ei ole päris sama suured. Jah, nad on vähemalt olemas siin teleka või selle telefoni ekraanil ja ma saan neid siit lasta käima, nii-öelda valin siit rakenduse, panen siit käima ja rakendus peaks minema sealt käima ja lähebki, eks. Okei, aga see on üks stsenaarium, et ma saan asju vaadata, mis on justkui nagu seal sees, aga nüüd teine võimalus, siis ma saan aru, et mõeldud ikkagist, et ma saaksin ükskõik mis seadmes sinna pilti edastada. Jah, koduvõrgust, eks ole. Jah, tegelikult... Kui mul on olemas näiteks mingi võrguketas või mingisugune muu seade pandud siis oma koduvõrku, et kas ma saan sealt pealt ka siis infot? No jah, siin tuleb, vastangi sellele küsimusele loomulikult väga Sheffield, see on hea küsimus. Okay. Ja sul on juba vastus olemas, ma saan aru? Mul on sellele vastus olemas, ma ootasin seda küsimust. ja olen selle küsimuse ootuses võtnud siia kaasa ka ühe võrguketta. Seesama, mis asub Buffalo nimeline, asub seal riiuli peal ja see lihtsalt ongi otsapidi meil võrgukaabliga siin taga ja tegelikult siin nüüd on siis võlusõna DLNA ehk et asi, mis on ka enamik uutel telekatel muidugi sees, et siin ei ole nüüd nii, et peab tingimata ostma selle Prestigio
julla, et sellega vaadata, vaid kui telekas toetab DLNA-d, siis saab ka vabalt telekaga seda teha ja panin praegu käima siin lihtsalt ühe, kas nüüd suvalise, aga põhimõtteliselt ühe paljudest, aga väga hea siis DLNA rakenduse, mis oma olemuselt näeb välja selline, et tuleb valida device, mida vaadata ja siis tuleb vaadata, vastupidi, siin on see device, millest vaatame ja siis siin all on see nii-öelda üksus, kust me vaatame ja nagu näha on, siin on see Ride Link Station, kui mul oleks kodus veel mingid võrgukettaid, mis iganes asju, mis toetavad siis DLNA sharing ut, siis kõik need on siin olemas. Väga kihvt. Praegu on siin näha veel mingisugune, ma ei tea, mis siis Thompson on, aga see Thompson on see sama seade, mille taga meil on kõik need teised seaded. Okay. See on ilmselt see ruuter. Me istume üks Elioni demokeskuses, nii et siin on igasuguseid toredaid asju. Me võime näiteks praegu muuta Elioni programmi, et paneme siin oma ketta järgi. Kunagi me teeme ilmselt ka saadete tegemisest, sest selle saate tegemine oli päris huvitav alguses. Tõstsime mõningaid juhtmeid ringi, nii et loodetavasti Aktuaalse kaamera pilt ära ei kadunud. Aga igatahes saab siit valida siis selle ketta, saab öelda, et ma vaatan seda selles meie Prestigios ja nüüd siis on siin kõrval librari ehk raamatukogu või siis nii-öelda sisu, mis seal on ja kõike seda sisu siis saab siit valida ja selle laksti käima vasta. Siin Now Playing on see, mis jäi pooleli. Enne me siin vaatasime lihtsalt ajaviiteks Top Geari ja täitsa mängib. See on maagiline, et sul on mingi ketas, see on kuskil võrgus, sul on mingi seade käes ja sa saad kõike seda juhtida nagu see on DLNA, kui see töötab, see ongi ausalt maagiline ja see on nii kaua maagiline, kuni ta töötab, aga selle DLNA puhul just üllatusi muidugi võib ette tulla, et siin on koodekid, võib juhtuda, et mingid koodekid, mingi seade ei toeta, telefoni toeta, telekas ei toeta, aga kui toetab, siis asi töötab täitsa maagiliselt ja hästi. Muidugi võib ka lasta otse käima nüüd sellest seadmest, et ma ei pea nagu tegema siin sellist kolmnurka, eks ole, aga samas sellega on nagu mugavam. Sellega on mugavam, jah. Ma ei pea seal sudima hiirega, eks ole. Ja subtiitreid toetab samamoodi antud player, siis siin oleneb jälle formaadist ja see läheks juba liiga pikaks, kui me seda kõik selle nimekirja lahti võtaksime. Ja üks küsimus kindlasti kõigil tekib, sest tänapäevased filmid ju on kõik MKV-s, et kas seda ka nagu toetab? Ei toetab küll, jah. See on ju Androidi põhine, eks? Ja see sõltub isegi mitte niivõrd nagu sellest seadmest, vaid juba rakendusest. Just, selge. Ja teadavat vist, mina vähemalt lugesin kuskilt, et seda seadet on võimalik ka kõige viimase Androidi peal uuendada. 4.2.2. 4.2 tangi praegu, või 4.4 seda. 4.2.2 on vist, et see on 2.0. Ja, aga viimane Android, kui selline 4.4. KitKat on 4.4. Ja. Aga seda ei tea, kas me saame sinna. Ja, seda ei tea. Küll aga ei olnud tal, vähem mulle tundus digitaalselt heliväljund, et see oli selline nagu miinuste lahtrisse minev asi ja samamoodi muidugi see puudutab Androidi rakendusi, et TTS-koodekid, mis on nii mõnelgi MKV konteineris oleval filmil, mis on ilus ja tore, siis sealt ei pruugi häält kosta. TTS-koodeki dekodeerimisega ka võib esineda raskusi, pehmelt öeldes. Aga et jutt ei läheks muidugi liiga keeruliseks, kas on veel midagi, ma mõtlen, mis meil sellest midagi sellist öelda. Veel selline küsimus ka võib-olla võib tekkida, et näiteks kui mul on asjad kuskil arvutis ja ma tahan näiteks arvutist vaadata oma filme ja kas ma saan neid siis selle Prestigioga vaadata. Vastus on, et DLNA kaudu saab alati, eks ole. Aga Prestigio pakub ka sellist appi, mis siis peegeldab nagu arvuti ketta või arvuti ekraani sisu siis sinna Androidi või tema enda seadme ekraanile. Küll aga 720p oli see reso, millega see peegeldus ja hääl mingil põhjusel häält nagu ei tulnud. Kui hääl peaks tulema, nii et saab, aga mitte kuigi mugavalt. Aga mida muidugi, ütleme, mida nagu otseselt ei saa teha, ongi see, et siin ilmselt Apple TV-ga jõuamegi just sinnani, milles see erinevus on võib-olla ka Chromecastil ka, et kui ma näiteks telefonist võtan lahti mingisuguse rakendusega, ütleme, et siin samast selle ERR-i võtan ma lahti telefonist, siis ma ei saa seda ERR-i telefonist striimi nüüd kohe niimoodi klõpsti. Okei, see on selle ökosüsteemi küsimus lihtsalt, et need äpid ei toeta lihtsalt kõik. Et kui ma tahan pilte vaadata samamoodi, eks ole, et sa ei saa neid kohe kuvada sinna ekraanile. Aga küll aga muidugi peab mainima, et juba etterutates sündmuste käigust toetab see Prestigio ka AirPlay nimelist standardit. Ja mis see täpselt on, sellest me räägime võib-olla järgmisel korral. See kord saab meil kohe läbi, sellel korral enam kui läbi saab. See seade ka, me ei pane seda üldse teleka taha, sest et tegelikult ei juhtu siin midagi huvitavat, kui see panna. Täpselt sama asi nägi seest välja. Miinusena on see, et võib-olla Bluetooth on väiksema sellise nagu
numbriga, et 3.1 oli siin sees, et sellel on 4.0, sellel 3.1 lausa. Just, et ta on ikkagi oma näitajatelt natuke nõrgem, aga mõlemal on sees. Oota, see on 4.0, mis 3.1? Bluetooth 3.1, jah, ma mõtlesin Android. Android on ikka sama, aga mõttelt on nad täpselt samasugused seadmed ja Android on sees, et muidugist on ka Prestige olemas sellest kastist siis väiksem versioon, ka dongle moodi asi. Et see on box ja täpselt sama mudel on olemas ka dongle, et kui sul ei ole vajadust mingisugust võrgukaablit taha panna, tahad veel raha rohkem säästa, siis saab pista HDMI pesasse. Põhimõtteliselt seda Juljat saab kasutadagi niimoodi lihtsalt, nagu ta oleks üks seade eraldi ekraani taga. Et siin ei ole sellist asja nagu mingi Air Remote või midagi sellist. Et see on ikkagi praegu Prestige ja puhas selline arendustegevus. Et seda poolt siin juures ei ole, aga saab vaadata kõiki filme ka ja põhimõtteliselt kõiki teha. Kõige lihtsam on muidugi siin ilmselt tegutseda mälukaardiga. Et võtta mälukaart ja sellega minna siirati oma arvuti juurde ja võtta filmid. Võt selline lugu, aga siis ülejäänud 2 asja. Need võtame siis ka korraks luubi alla järgmises saates. Järgmises saates.